Õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Vahel küsime, miks paljud teadlased, mõtlejad ja filosoofid ei suuda uskuda Jumalasse, aga samas ajal täiesti lihtsad inimesed kogevad iga päev Jumala ligiolu. See on üks elu suurimaid müsteeriume. Aga mõtiskleme siis pisut sündmuste üle, kus Jeesus just samasuguse olukorra üle lausa rõõmustab. Kuulakem Luuke evangeeliumi 10. peatükki 21. kuni 24. salmini. Sel samal tunnil juubeldas Jeesus pühas vaimus ja ütles: ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid poeg, ja kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Üks kaasaja tuntud Uue Testamendi teadlasi, Spõuli, on kuuldud nimetanud kõige kummalisemaks Jeesuse palveks. Siin räägitakse intellektuaalsest uhkusest, varjatud saladustest ja tõelisest vaimulikust nägemisest. Vaatame kuuldud siiski lähemalt. Jeesus saatis 72 jüngrit missioonireisile ja nad on äsja tagasi jõudnud. Nad räägivad nüüd õhinal toimunud imedest ja sellest, kuidas isegi kurjad vaimud neile alistusid. Nendele kogemustele võinuks terve missioonistrateegia üles ehitada, kuid Jeesus ei räägi sellest. Ta tuletab neile meelde, et nad ei peaks rõõmustama mitte oma vaimuliku mõju ja väliste saavutuste üle, vaid selle üle, et nende nimed on taevasse kirja pandud. Meie oleksime eeldanud, et iga edukas juht keskenduks numbritele ja saavutustele, aga Jeesus teeb midagi hoopis muud. Piibel ütleb, sel samal tunnil Jeesus juubeldas pühas vaimus. See on üks väheseid kohti Uues Testamendis, kus kirjeldatakse Jeesust nii-öelda rõõmust pakatavana, juubeldavana. Kuid mida Jeesus selles pühas vaimust inspireeritud palves siis ütleb? Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa seal oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jeesus lausa tänab selle eest, et Jumal, kes on taeva ja maa looja, on teatud inimeste eest tõe nagu varjule pannud. Ja me küsime tahtmatult, kuidas saab selle üle rõõmustada? Me põrkume siin tarkuse ja lapseliku usu paradoksile. Kui Jeesus räägib tarkadest ja mõistlikest, siis ta ei kritiseeri siin haridust ega teadmisi. Piibel ei ole teadmiste vastu. Jeesus räägib siin uhkusest. Ta peab silmas neid, kes on lukustanud end omaenda intellektuaalsetesse süsteemidesse ja usuvad, et Jumal peab mahtuma nende inimliku loogika raamidesse. Tarkade vastandiks on siin väetid.
kreeka sõna nepiot tähendab sõna-sõnalt imikud. Imikul puudus toona igasugune sotsiaalne staatus, saavutused või intellektuaalne pagas, mis võimaldaks neil millegagi Jumala ees uhkustada. Kuid imikud kasvavad ja on valmis õppima. Nad on nii-öelda avatud kõigile selle, mis neid ümbritseb. Vanadel kristlikel perekonnavappidel kujutati usklikku südant sageli tühja karikana. Karikana, mis on avatud ja ootab, et Jumal ise selle täidaks. Jumala riigi uks ei avane kõrgetele, vaid avatud südametele. Jeesus jätkab palvet sõnadega. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Jumala plaan ei sõltu meie saavutusest ega ajastu vaimust. Kui meie pääste sõltuks meie IQ-st või meie moraalsest paremusest, siis me ainult kiidleksime iseenda üle. Aga kui sa kuuled evangeeliumist ja Jeesuse surmast ristil meie pattude eest, siis on ainus asi, mis sa enda päästmise kohta võid öelda, see on puhtalt Jumala arm. Jumal armastab kasutada nõrku ja lihtsaid inimesi, et kogu au saaks temale. Ja nüüd ütleb Jeesus midagi, mis on tänasel maailmale tõeliseks skandaaliks. Keegi ei tunne, kes on poeg kui vaid isa ja kes on isa kui vaid poeg ja kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. See on erakordne väide. Kaasal armastatakse rääkida, et kõik teed viivad kuidagi Jumalani. Kuid Jeesus ei ole lihtsalt üks tee paljude seast. Ta on ainus tee, tõde ja elu. Ainus uks isa juurde. Tõelist teadmist Jumalast ei ole võimalik saavutada ei deduktiivselt ega induktiivsel meetodil, ei üldiselt üksikul arutades ega üksikult üldisele liikudes. Tõeline tee, see on suhe, mis avaneb ilmutusena. Üksnes Jeesus avab meile nähtamatu Jumala olemuse. Kui sa tahad teada, kas Jumal armastab sind või mitte, siis vaata Jeesusele. Veelgi täpsemalt vaata tema ristile, seal, kus ta sinu eest suri. Selle palve lõpus pöördub Jeesus oma jüngrite poole. Ja tegelikult ka meie kõigi poole. Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete. Sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud. Vanatestamendi prohvetid ja kuningad ootasid 100 aastaid, 1000 aastat nägemust, hoolivast ja armastavast, kuid samas ka õiglasest Jumalast. Nad aimasid Jumala plaane vaid piiratult, kildudena suuremast tervikust. Kuid Jeesuse õpilaste jaoks seisis lihaks saanud sõna korraga nende keskel ja kõnetas neid. Meilgi on täna erakordne positsioon. Meil 2000 aastane kristluse ajalugu on selja taga. Meil on püha vaim, teadmine risti tähendusest ja ülestõusmise lootus. Iga kord, kui avame oma piibli või tuleme koguduse keskele, kuuleme midagi, mida miljonid inimesed üle maailma pole kunagi kuulnud ega mõistnud. Kas kuuldu ja loetu koormab sind üksnes kohustustega või täidab sind tänu ja imetlusega? Kõik eelnevalt kokku võttes ütleksin, esiteks olla haritud, kogenud ja võib-olla elada 80-aastaseks ei tähenda, et sa oled valmis. See tähendab, et sa võid olla endiselt Jeesuse õpilane,
kes suudab lapseliku siirusega imetleda Jumala armusaladust. Teiseks, ära kunagi harju pühadusega. Jeesuse rist ja ohver ei tohi muutuda kuidagi endastmõistetavaks. Ärgem olgem nii targad, et ei lase ennast enam Jumalast üllatada. Tule tema juurde nagu tühi karikas, öeldes: Issand, õpeta mind. Ma tahan sind enam ja enam tundma õppida. See on ainus viis, kuidas universumi ja lunastused tõelised saladused meile avanevad. Palvetagem. Issand, anna andeks, et oleme oma tarkusest vahel pimestatud. Kingi meile lapselikku ja avatud südant, et mõistaksime sinu armastuse sügavust, laiust ja kõrgust. Jää meie juurde ka siis, kui päevad muutuvad lühemaks ja varjud pikemaks. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.